Ede, mina olen Oudekki Loone, ma olen poliitikateadlane. Ma tõenäoliselt ütlen paar sõna võrdõiguslikkuse kohta ka, sest see on nii lai teema, et seda tuleb kuidagi kitseldada. Aga enne, kui ma seda teen, teeks sellise tutvustusringi, alustaks siis Olmest ja ütleks lihtsalt, et te esitate kõik kas parteid või liikumist, et kes võib-olla võib ka öelda mitmes koht nimekirjas või midagi sinnapoole. Lihtsalt paar sõna, et me kõik teavad, kellega on tegemist. Tere õhtust! Minu nimi on Olga Setnik. Ma väga vabandan, minu koer seal natukene haugub. Muidu palun peate kätte võtma, et minu poolest võid see koer sinna ringi jooksta veidi kaua. Mina olen praegu Riigikogu liige ja seda juba teist koosseisu järjest, et 2007 esimest korda nüüd valiti Riigikogusse. Ennem seda ma töötasin Tallinna linnavalitsuses, olin Tallinna abilinnapea, kes vastutas kommunaalvaldkonna ja keskkonnakaitse eest. Ei ole kõige sellist naislikumad alad, nagu seda arvatakse. Ja siis üleüldse minu poliitiline karjäär algas juba 13 aastat tagasi ülikooli ajal. Ja nendel valimistel ma kandideerin Mustamäel, seda oli Lasnamäel. Võib öelda, et ma olen see poliitiline park, kellest nii palju räägitakse, et tõepoolest, kui mind praegu valitakse, ma tõepoolest Riigikogust ei lähe, aga samas 2 aasta pärast, kui näiteks mind tagasi valita või ma ei kandideerima, ma hea meelega jätkaksin oma poliitiku karjääri Tallinna linnavolikogus. See oleks minu poolt selline tutvustus. Tere, Liisa Pakosta minu nimi ja mul on jutt enam-vähem samasugune nagu Olgal, mõned erinevustega, et kuna ma olen olnud vanem kui tema, siis ma alustasin ka oma poliitilist tegevust ülikooli ajal, aga ma olen vähemalt 10 aastat vanem või midagi niisugust. Et siis selle võrra on see periood lihtsalt pikem olnud ja 1987 ma loeks enda puhul siis selleks alguseks. Ja olen olnud Tallinna linnavolikogu liige, töötanud Tallinna abilinnapeana, hariduse ja kultuuri, muinsuskaitse, spordi ja rahvusküsimuste ajal. Olen samuti teist koosseisu Riigikogus ja ei pea ennast ühelgi moel pardiks sellel väga lihtsal põhjusel, et igal juhul asun valituks osutudes tööle Põhja-Tallinna halduskogusse. Tere kõigile, mina olen Leena Kivisild ja minu jutt on kõik täpselt vastupidi eelnevale jutule. Ma kandideerin esimest korda elus, sotsiaaldemokraat, üldse ma kandideerin esimest korda ja siis antud juhul siis sotsiaaldemokraatide nimekirjas Põhja-Tallinnas ja ma ei ole isegi ausalt öeldes riigiametis kunagi töötanud. Ma olen alati olnud ärisektoris töötanud kohe peale kõrgkooli lõpetamist ja teinud oma karjääri seal peaasjalikul juhina. Ja minu taust on see, et ma olen tõesti tegelenud kõik need aastad, 20 aastat inimeste koolitamise arendamisega, kõik mis sellesse puutub. Ja nii, et inimene on, inimese arenguga seotud teemad on minu jaoks väga hingelähedased. Ja nüüd 2 aastat, peaaegu 3 tagasi ma sõna otseses mõttes avastasin enda jaoks soolise tasakaalu temaatika ja olen sellesse sukeldunud üle pea ja sealt kaudu ma siis praegu esimest korda teen selle sammu, et teha midagi nagu enamat. Mul on konkreetsed mõtted sel teemal, nii et vaatab siis, kuidas läheb, aga oma ettevõttega ma kindlasti jätkan. Ja loomulikult, kui ma osutun valituks, on siis Tallinna volikogu või siis Põhja-Tallinna halduskogu, sinna ma lähen ja teen seda, mida tuleb teha ja mida mina õigeks pean. Tere minu poolt, minu nimi on Külliki Surmarsepp. Kandideerin valimisliidus Vaba Tallinna kodanik, üldnimekirjas olen ma 5, nagu siin küsiti ja Põhja-Tallinna esinumbri kandidaat. Mina olen poliitilise kogemusega inimene aastast 1999, et kui ma 18 sain, nii
minu koduõues asutati Isamaaliidu Otepää osakond, et mina olen Lõuna-Eestis pärit. Ja selle aja jooksul on ka oldud 3,5 aastat põllumajandusministri nõunik ja nähtud ka, mis seal, ütleme, kõrgemalgi tasandil, poliitilisel tasandil toimub igapäevaselt. Ja ühel hetkel sai mul ausalt öeldes sellest nii erakonna sisekultuuri suhtumisest siibe. Ja 2012. aasta märtsikuust olen ma erakonnatu. 2011. aasta augustikuus asutasin siis koos 2 meesterahvaga MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik, mille juhatuse liige ma olen ja püüan just seda võrdõiguslikkust poliitilisel tasandil rohkem ellu viia. Ma Tallinnas kandideerin esimest korda, aga ma olen siin samas ringkonnas teinud mitmeid kampaaniaid ja mina olen siis lähenenud inimeste poole ka kui naiseliku vaistuga, et ma jagan kõigile kroopuse sibulaid. Ma peaaegu oleks küsinud, kas see ära kondoome. Nägi mille poole välja. Põhja-Tallinn õide. Et kui me räägime, siis naised on sellised praktilised inimesed. Ja minu arvates võiks Põhja-Tallinn olla värviline, rõõmus ja just tänu selliseste pisikeste väikeste asjade teelt. Et see on nagu see sibulavakike, et kuni novembrini tulekski see õige aeg maha panna. Ja mis on minu jaoks nagu oluline, et me tegeleksime rohkem siin oma kohalike kogukonna teemadega. Et minul on siin nii asumised tänavad õuealaks kui just Roomimets, et see loodus minu ümber on. Ma saadan selle korvikese ringi, igaüks saab siit endale võtta selle sibula ja ka. Aga alustama ka neid kaasvõitlejatest, kes üritavad ka saada. Ma olen kindel, et kõik tahavad ilusat. Nii pisikene läheb kasvama. Loomulikult see palju näeb ka. Et aitäh. Kõik väga huvitav. Mulle väga meeldisid need enesetutvustused. Ma loodan, et ei pahanda, kui ma kutsun teid ees nimepidi. Me oleme peaaegu samas valdkonnas või vanuses ja me oleme Facebookis ka. Selles mõttes ma arvan, et see on lihtsam, mind võib ka Oudekiks kutsuda. Et nii on lihtsam, meil õnneks nimekordusi ei ole. Aga võrdõiguslikkus, nagu ma enne ütlesin, see on selline hästi keeruline teema. Ja siin on ma enda jaoks tõin välja 5 erinevat tasandit, millest 2 võib-olla on rohkem riigi ja 3 omavalitsuse tasandit. Et kui me mõtleme võrdsetele õigustele, siis ühelt poolt võib neid hästi karmilt piirata. Võib näiteks seadusega keelata, et talupojad ei või koolis käia. Et see on ilmselge, kellelgi ei ole küsimust, et siin on selline ebaõiglane situatsioon. Aga võib teha natuke keerulisemalt. Võib öelda, et kõik võivad kooli minna, kui nad tahavad, aga koolid on tasulised. Ja võib juhtuda, et see koolitasu on nii kõrge, et kuigi talupoegadel on õigus kooli minna, enamik neist sinna ei saa. Et need on ka näited, mis on Eesti alal kehtinud. No võib-olla, et ja need mõnes mõttes on riigi teemad. See on see otsus, kas meil peab olema tasuta haridus, kas meil peab olema, kas kõik ühiskonnagrupid peavad saama haridust. Aga on ka kohalikud küsimused, näiteks selline geograafiline küsimus. Kui kõik koolid on kesklinnas, siis need inimesed, kes elavad kesklinnas, on rohkem soodustatud. Kui need koolid, mis asuvad näiteks Nõmmel, on paremini rahastatud kui need koolid, mis asuvad Lasnamäel, siis on ka Nõmme eelistatud. Need on nüüd suvalised näited. Mul ei ole mingit andmeid, et Nõmme koolid oleks paremini rahastatud, aga see on lihtsalt näide. Tõenäoliselt on kesklinna koolid siiski paremini rahastatud. Aga näide on lihtsalt selline, et kui mõnes linnaosas on paremad koolid, siis kuigi teised võivad sinna ka tulla, aga laps, kes peab minema näiteks Nõmmelt Lasnamäele kooli, kui Lasnamäe koolid on paremad, kaotab ajas, tal on vähem aega rekreatsiooniks ja nii edasi. See on konkreetselt kohalik küsimus, kas eriti Tallinnas, kus vahemaad on suured, kooliharidus, arstiabi, kõik sellised asjad, et kas on võrdne ligipääs sama kvaliteediga haridusele, sama kvaliteediga teenustele ja kas üldse peaks olema. On inimesi, kes ütlevad, et aga ei peagi. Et see ongi mõistlik, kui rikaste inimeste keskkonnas on paremad koolid, sest nad on rohkem tööd teinud, rohkem makse maksnud ja väärivad paremat. Et ka neid argumente on olemas, aga see on nagu teise tasandi küsimus. See on see, et kas meil peaks olema
ja kas meil reaalselt on ja me peaks selle ära muutma või me peaks midagi tegema. Noh, et mõlemad argumendid on siin täna lubatud, nii nagu te südamest arvate, et lihtsalt seda tuleks võib-olla eristada. No, mis kindlasti veel piirab, on avalik kultuur. Et siin oli selline näide, et naised flashivad, ma kasutan seda näidet, mille esindajad siin ka ei ole, naised flashivad mehelinnapeaks. Et see nagu viitab, et avalikult, et kuigi naised võivad kandideerida, nagu me näeme, meil on siin kõik naised, rõhutatakse avalikus kultuuris, noh, juht peab olema mees, mis siis, et praktiliselt võib asju teha naine. See näide võib olla ka mitte ainult meeste ja naiste, vaid mingite teiste gruppide vahel. Et see teine asi, millest võiks arutada, kas meil on selliseid asju, kus piirab teatud laad ja avalik kultuur. Ma vaatasin enamaks nimekirjades esinumbrid kipuvad olema mehed. Et sellepärast ma küsisin, mitmes te olete. Linnapea kandidaat on vist kõik mehed. Jah, naiskandidaat. Ja linnapea kandidaat ei ole naist. Tartus on sotsidel naistel. Aga Tallinnas, aga jah, just, et aga kuivõrd me räägime Tallinnast, jälle Tallinn on mõnes mõttes oluline, see on üks kõige suuremaid ja rikkamaid omavalitsusi, et noh, et need näited on siin ka suvalised, ma võin teha, noh, et ma lihtsalt illustreerin oma mõtteid, et ei või anda teile sellist alust. Ja õnneks ma olen siin rääkinud või oleme siin toodanud, ma olen rääkinud niisama üldistest teemadest. lugeda tunnitust. Vot sellest saab ka kohe rääkida. See on ka jälle geograafiline see küsimus, et kui meil ka linnas on mõned head teenused, aga kui sinna ligi ei pääse, siis seal on koledad ummikud või mis iganes, et see ka tekitab sellist geograafilist erisust. Mis ma olen veel märkinud, seesama selline ja siis ütleme ligipääs korraldusele, selline eliidi ja rahva vahe. Ma tahan sul natuke hingeldada, siis tutvustan ja kõik muud asjad ja ütlen, millega ma sinu erakonda ühendasin. Ma tein lihtsalt, et ma olen üritanud kõigist näiteid tuua, et see oli siuke, jah. Tahtsin ühesõnaga ligipääs, et see on see, mida Kadi nimetas alguses, et inimesed tunnevad, et aga ma ei saa midagi teha. Et nagunii nemad seal kuskil otsustavad ja mul ei ole iseenesest võimalust siseneda. Ja no siin on ka väga palju, et kui meil on siin vähemalt üks valimisliidu kandidaat ja üks kandidaat, kes esimest korda kandideerib, et see on kindlasti ka huvitav aspekt, mida saab vaadata, et kuidas poliitiline süsteem tagab tegelikult selle, et igaüks, kes tahab, saaks siseneda valitsemisse, saaks otsustada, kuidas, et ka siis, kui tagada võrdne ligipääs ressurssidele, et kes siis tagaks, et ka see otsustamine ressursside üle. Et meil ei ole lihtsalt head diktaatorid, kes kui tahab, jagab ressursse kõigile võrdselt, aga homme äkki enam ei taha. Et ütleme, et ka selline viies dimensioon. Et kui püüaks sellist geograafiat ja raha jagamist ja sellist sedalaadi asju arutada, üks küsimus, mida ma sina mainisid, et kuidas inimesed on haaratud ja teine asi, millest seesama koolide näide, et kas tegelikult on praegu linnaosas, kas me saame öelda, et suvaline laps, kes sünnib Koplis, et tal on kõik need samad võimalused, ligipääsu võimalused sellele lapsele, kes sünnib vanalinna näiteks. Ja kas ta peaksid olema või see on see, kuidas ta seda lahendate, on teie küsimus. Kui te leiate, et see ebavõrdsus on olemas, siis võib ka öelda, mis on teie arvamus sellest, kuidas sellest üle saada. Mis on selline highlight. Aga ründasin selle näitega, et naised flashivad mehe linnapeaks, et kuidas see on vaatled, kuidas soolist ebavõrdsust käsitletakse, aga näiteks see on ka väga huvitav, et kuigi meil on linnapea kandidaadid mehed, siis nagu huvitatud tundub, meil on jälle siin nagu vastupidine. Üks mees külaline ja naised, kes arutavad praktiliste probleemide üle, et see on ka selline väga huvitav sooline ebatasakaal. Soolist ebavõrdsust puudutab, mehed ei ole tavaliselt väga huvitatud seda arutama. No, mis on ka iseenesest. Aga nüüd meil on üks tutvustus veel puudub. Tiina, äkki sa ütled ka enda kohta paar sõna, kes sa oled, kus sa kandideerid? Mina olen Tiina Lokk, Tire Tramberg.
et selle diree järgi mind vähem tuntakse, sellepärast et ma kasutan teda vähem. aga põhimõtteliselt kandideerin ma Põhja-Tallinnas, kus ma olen elanud kogu oma teadliku elu. ja kes ma olen, on see, et ma kindlasti ei ole tavapärane poliitik sellises sõna otseses tähenduses nagu näiteks Liisa või Olga on. Et ma ikkagi ilmselt olen just seda tüüpi võib-olla poliitik, kes tuleb praktikast ja kes ehk siis võib-olla üritab täiendada seda nii-öelda klassikalist poliitikute seltskonda siis võib-olla nende teadmistega, mis on nagu siis inimesel põllult. Et ma olen töötanud terve oma elu kultuurivaldkonnas ja teen PÖFFi ja selle tõttu ma ei ole hetkel ka kõige ergajam kriite, sest ma olen 1,5 kuud magamata, ma vaatan filme hetkel ja lõpetan oma sellist programmi kokkupanemist, see on minu aasta kõige intensiivsem periood, edasi on alati nagu leebem ja ei ole nii hullu, aga hetkel on jah mul see eripära, et kui ma vaatan kellelegi liiga pikalt otsa, siis mul võivad hakata pisarad jooksma, mitte härdusest, vaid väsimusest. ja kohe saab see mööda ja siis teiseks on see, et eks ma nüüd üritan ennast olles Riigikogus kurssi viia maaeluga, mis on muideks ääretult põnev ja mis on minu nagu silma ringi väga ja kõiki teadmisi väga avardanud igatahes nii palju, et ma mitte kunagi enam ei suuda võidelda kultuurirahadest sellisel kujul, nagu ma seda siiamaani võitlesin. Sellepärast, et on olemas palju tundlikumaid valdkondasid, palju keerulisemaid valdkondasid. Ja nii ongi, et ma olen see, kes ma olen ja ega ma enam ei muutu ka väga palju. Aitäh!